hommikust. Eile toodi mulle rehvid ära. Kuller tõi ära, mis ma netist tellisin. See oli natuke haige, siis poiss aitas mulle õhtul need siia auto peale panna. Niisugused ägedad 33,8 tolli umbes. All on praegu 31 tolli vist, kui ma õigesti mäletan. Panen kohe ekraani pealegi numbri. Et need peaks siis alla minema niimoodi, et ei ole vaja tõstet isegi veel teha, sest meil tõstevedrusid veel kohal ei ole. Ja siin on küll pime ja paist hästi välja, aga ma valges näitan, et miks need rehvid head on. Miks nad ei ole head ja kuidas neid tuleb teha heaks. Vaatame, kes auto käima läheb. Paneme auto sooja. Nii, aknad on märjad, ei olegi jääs. Wait for it. Nagu kellavärk. Võt. Aga nüüd auto natuke soeneb ja siis läheme poisiga linna. Viime need rehvid ära. Võt. See kuhu lähme? Me läheme linna ja läheme viime need rehvid, mis meil taga on rehvitöökotta. Et saada endale autole head talverehvid. Autoga olen sõitnud 1101 kilomeetrit, sõidab hästi. Remi, mis sa arvad, sulle meeldib auto sõidab ilusti või? Sõidab või? Ma arvan ka. Ja. Et nagu mul sõber Aigar Reisival ütles, et nüüd pole viga, et nagu uus pruut, lõhnab hästi, käitub hästi. Et täpselt nii ongi, et ma olen tegelikult igasugused YouTube videosid ka vaadanud, kus virisetakse, et peeglid on väiksed, ei näe ja rool on kehva ja ma ei tea, minu meelest on kõik väga hästi, ja ameeriklased on muidugi harjunud oma selle liigelt suurte peeglitega, et mis näitavad ma ei tea mida, et minul ei ole neid vaja, mulle piisab sellest, et ma näen seda, mida on vaja näha ja nendest peeglitest näen, mida on vaja näha. Minu meelest on väga hästi kõik. Ja rool on ka väga hea, ma ei tea. Mina olen harjunud kätega rooli keerama, mitte igas kurgis tegema, et rooli see tagasi keeraks. Keerad kätega oma rooli tagasi, siis on kõik hästi. Ja, ei kurda. Ja pöörderaadius ka on väidetavalt väga suur, ma ei tea, ma olen ikka mõnes poeparklas juba käinud ja töö juures parkimismajas ja ma ei tea, mina saan ilusti keeratud seal. Teaks vahtama. Panen siin sööma, on väga ägedam. Nii, jah, rehvid panime maha. Ja ma tahtsin näidata seda, kuidas istmed kokku käivad, et see on 2 varianti. Üks variant on niimoodi, et see istumisalune läheb siin ette, selle tugi läheb sirgeks, et saaks teha siia sahtlid ka, aga siis on nagu probleem selles, et need sahtlid jäävad liiga madalad, et siis ei maha hulle püsti sahtlist ära. Ja teine variant on siis teistpidi, et siin all on hästi palju huvitavaid asju. Elekter on siin all. Ja siin pool all on aku. Need on turvavöövinni koha peale. Et kui iste on niimoodi, siis seljatugi läheb niimoodi. Et nii on nagu mõistlikum vist neid sahtleid teha. Nii on mõistlikum neid sahtleid teha. Sellepärast, et siis on, saab teha sahtli kõrgema, oluliselt kõrgema. Ütleks, et 2 korda kõrgema. Ja tegelikult siin lae all on ka veel väga palju ruumi, et ei maga lae all on täiesti mõnus ja mugav olemine saab olema. Aga seda lubas Tambet hakata ehitama 6 aastal, siis tal on aega. Et vaatame, räägime Tammetiga läbi ja võib-olla vahepeal tulevad mingid paremad mõtted ka veel. Et jätsime rehvid nüüd siia ja öeldi, et paar päeva läheb umbes aega. Et väga suurt hooaeg hetkel ei ole, aga tööd ikka on. Et siis paari päeva jooksul helistavad mulle ja siis tuleme järgi ja paneme auto alla need, et vaatame, mis siis saama hakkab, kuidas auto välja näeb. Nii, kuhu me lähme isi? Koju. Aga tekkis mõte, et tegelikult auto on porine, et lähme pesulasse, peseme auto puhtaks, siis on endale ka ilus vaadata. Ja meil on vaja piletit ka veel võtta. Ja keegi just läks sisse, nii et me peame ka ootama. Mina olen taga luugis ja mul on pesula sees. Me ei tea, kas te kuulete
meil on päris lahe uus auto. Siin redeli peal ronida, aga praegu mitte. Nii et kõik. Siia saab tegelikult tellida panipaigal lukustada. Minu meelest väga nutikas, et kasutada seda tühja ala ära, saab siia mingi, ma ei tea, puksiirköie või tegelikult müüakse siia ka selliseid komplekte, et saad siia kompressori näiteks panna. Mina isiklikult eelistan, et kompressor võiks soojas olla, mitte külmas ja tolmu käes. Kuskilt luugivalt ikka natuke tolmu sisse läheb. Aga jah, mingid asju, võtmeid või värke saab siia panna. Aga ma nüüd võtan tagavara ratta alt tagant ära, sellepärast, et kui alla paneme suured rehvid, siis tagavara võiks olla ka õige mõõduga ja selle ma annan poisile kaasa. Poiss käib praegu, õpib mehaanikuks ja käib praktikal, siis seal ta saab ära vahetada selle. Nii, siuke väike vahe on siis nendel vanadel rehvidel ja uutel rehvidel. Peaks olema umbes 5 senti. Ja peaks ilusti siis ära mahtuma siia alla. Aga seda näeme siis, kui all on. Ennem ei tea, ennem ei pannud spekuleerida. Võt. Aga nüüd tuleb oodata, kui võetakse ühendust, et need uued rehvid on lamellitud ja naastud sisse löödud. siis selgub edasi. Hommikust, täna on hea päev. Sain tagavararatta kätte, poiss eile vahetas ära. Ja täna saab ka need rehvid autole alla panna, mis me sinna lamellimisse ja naastude sisse panemiseks viisime. Nii et proovime nüüd, kas tagavararatas mahub ära, sellepärast, et uks peab siit kõrvalt veel lahti käima ja internetis räägitakse, et mahub ära. Proovime siis, kuidas on. Natuke raske ka vist. Nagu päris. Nii peabki olema. Väga napilt muidugi. Külm on väljas. Natukene. Panin paksud kindad kättega. Paksude kinnastega on kehva tööd teha. Garaaži minekuni on natuke aega. Garaaži lähme siis tööd tegema, kui auto on üle kleebitud. Mis juhtub umbes jõulude ajal. Siis mõned vidinad, mis ma tellinud olen, on juba hakanud kulleritega kohale tulema. Mis need täpselt on, ma veel ei tea. Tähendab, ma tean, mis ma olen tellinud, aga ma ei tea, mis kohale on tulnud. Pakid on veel kinnised, et siis käime koos lahti ja vaatame, mis lollusid ma olen kokku tellinud. Ja kuhu need auto küljes siis panna saab. Võt, aga see ratas on juba päris äge ja poiss, kus praktikal käib. Seal on ka mõned teised noored poisid, siis nemad ei olnud nii suuri rattaid näinudki. Ja see ratas maatus seal töökojas napilt tasakaalustuspinki ka, nagu ma aru sain. Et põhimõtteliselt paberilehe jagu jäi veel ruumi, et oleks saanud ka natuke suurema ratta veel pinki panna. Päris äge, väga ilus on, väga lahe. Rattad mahuvadki ilusti ära ja need, kes välja sõitis, see ütles ka, et ta proovis keeles rooli mõlemale põkke, et ei läinud kuhugi vastu ka midagi, väga lahe. Väga ilus on. Nüüd tuleb järgmised 1000 kilti sõita mitte üle 90, et naastud ilusti sisse kuluksid ja siis võib juba kiiremini sõita, et sõidu pealt tulevad need lamellid ka lahti natukene. Praegu neid ei olegi võib-olla hästi näha, kui oska vaadata, aga kõik on ilusti olemas ja tipp-top, väga äge, mulle meeldib, ma olen rahul. Väga
õige suurusega rehvi valik on. Kui ma vaatan kiirust, siis põhimõtteliselt on üks ühele, et nii nagu on Waze'i järgi kepsukiirus, nii on ka nüüd spidomeetri järgi kiirus. Et selle mõttes on väga, väga hea. Et nüüd see autohoiatus ka, mis need Euroopa Liidu ametnikud on välja mõelnud, et annab teada, kui kiirust ületad, siis nüüd ka see nagu on asjakohane, et ei hakka liiga vara karjuma või hakkab õigel ajal karjuma. Aga lahe, ma olen rahul, mulle meeldib. Et nüüd tuleb rehvid sisse sõita ja siis on fun. Like ja subscribe. Bye!